hommikust või noh, tšau. Ühesõnaga tegin Instagramis küsitlused, kus ma võiksin oma kattimisest lähemalt rääkida, kas Insta Stories või siis YouTube videona, ja rohkem hääletusi sai YouTube video. Ehk siis ma seletan lahti seekord siis, milline enam-vähem, kuidas ma approachin oma rasvapõletuskuuri seekord. Tegelikult ma olengi parasjagu trenni ka minemas, ma näitan siis enam-vähem suplementsid ära või noh, need ma iga kord põhimõtteliselt vahetan, tegelikult ostan uued. Praegu siis võtan tavalist proteiini, pre-workouti, kreatiini ma välja ei kati, kreatiini hakkan edasi võtma. Jõudmeid teeniks oma aminohappeid hakkan viimasel ajal sööma, sest need on nagu trennis on väga hea libistada, et väga maitsvad. Et aitab ka vitamiinidest siis, et ma võtan C-vitamiini, siis võtan 2 erinevat omega-3 rasvhappeid, D-vitamiini ja magneesiumi hetkel, et sellest piisab mulle praegu toitumisest siis, et kaloraaž on mul alguses 4000, sellepärast et mu töö on niivõrd füüsiline, et ma kulutan enamasti selle kõik 4000 ära kogu päeva peale koos trenniga. Trenni päeval tegelikult mul on 4500, ehk siis mis ma siis tegin? Kattisin kõik crap'i välja, enne oligi niimoodi, tegelikult ma sain täpselt sama toiti, mis ma enne sain enam-vähem. Et ainuke asi, mis ma muutsin, oli, et sealiha ja veisiliha muutsin kanaks ja jah, crap'i võtsin välja enamjaolt. Enne iga pausi ajal midagi tööl käisin, ostsin veel mingi paki küpsisid asju poest pulgi ajal. Et ma approachin niimoodi, et nüüd ma kattisin kõik välja ja cheat day'd ainult pühapäeviti. Et järspärast laupäeval on kliini. Mis ma veel välja kattisin oli, et piima ma enam ka ei joo, ma siis kugistan rohkem vette. Aga kogu piima asju ma saan ikka selles piimatooteid ja kodujuustu. Proteiinist veel nii palju, et on küll, et üks kuup mingi 35 grammi, mis need enamast on, aga ma panen alati peal trenni, et saaks veits panem taast, võtan 50 grammi, panen valgupulbrit teadmiseks. No selles suhtes veel, et jah, kattisin küll crap'i välja, aga mis ma lisasin oli palju, et igasugusi puuvilju ja juurvilju. Enamasti juurvilju rohkem, puuvilju ma enne sain niivõrd, kuivõrd banaani, õune asju. Palju hakkasin ube sööma, need on head täisväärtuslikud. No igast tomatit, kurki ja brookolit, igast asju lisan iga toidu korra peale, et siis nagu ikkagist kõht saaks nagu täis vaata, aga nagu ühesõnaga trikin oma kõhtu vaata. Aga noh, kaloraaž on mul ka praegu päris kõrge, et nagu ma alustangi nice and steady, mitte nagu eelmine aasta, et läksin kohe nii madala kaloraaži peale ja värki. Tahtsin ruttu tulema saada, kuigi praegu ma olen juba väga rahul oma esimese nädalaga. Nagu kui ma eelnevalt siis Instagrami stories ütlesin, et võistlema ma see aasta ei lähe. Meil on mitte see aasta, vaid see hooaeg siis. Et kevadel sellepärast, et ei ole rahul tulemustega, et ei jõudnud uuele tasemele. Aga rannakeha või suve selle, no ma hakkan ikka üks ühesõnaga, Kati ma hakkan ikkagist. Kuulstis ma just ütlesin, rannakeha, mida mitte tere. Ühe toote unustasin teile mainida. Mu hea sõber Keiro soovitas, shot out talle, Kaba Plus magamise jaoks põhimõtteliselt. Ja noh, see on mingi närvisüsteemi jaoks ka hea olema midagi. Ma isegi mäletan, mis seal kõiki sisaldas kusjuures, aga tuleb tõdeda, et tõesti une kvaliteet on paremaks läinud. Seal on melanatoniini ka sees ja mingi 100 asja, mis seal oli. See pidi üldse olema nagu igast teiste asjadele ka ja. Et jah, teate, mis ma oleks peaaegu jälle unustanud. Jõusalikaardi. No vala. Liigub trenni siis. Täna me trennime õlgu, trapetsit, obliikse, külg-kõhulihas. Ma võtsin tööst muidu deload, ma ei tea, viik või deload mingi mant peaga, et ma võtan praegu töölt väga rahulikumalt, et keskendun rohkem praegu treenimisasja. Noh, käin ikkagist tööl, aga ma ei käi lihtsalt mingi ööseni välja tööl, et võtan vähe chillimalt ja ei tee tüki urakaid, ehk siis kuuleme tükitöid. Taastuma peab ka vahepeal selles suhtes, et jah, päris mitu korda mu jutust käin läbi pulk, aga võib-olla paljud ei tea, mis tähendab pulk, sorry, et ma räägin nii nagu ma tavaliselt räägin ühesõnaga, et pulk tähendab ehk siis massikuur, et sel kuuril, kui ma üritan kasvatada liha, siis kardiost veel nii palju, et või noh, ühesõnaga alustan trennist siis. Trenni muidu ma tavaliselt teen selle kattimise ajal hakkan tegema 6 kuni noh, ma ei tea palju siis
treenikordasid nädalas, aga seekord ma mõtlesin, et või noh, tunnen, et keha ei luba selle tööga, siis ma seekord jätsin treening kordusteks 4 korda nädalas ühesõnaga, sama mis pulgiperioodil. Aga kardiot niimoodi nädala sees siis, kui tööpäevad on, siis teen hit kardiot, high intensity või mis see oli, interval training, ehk siis boost'i, noh, täie rauaga lased 40 sek-, noh, jällegi muudad, vaata, sprinti ühesõnaga. Aga seda ma teen, ütleme, 10 minutit, niimoodi, et 40 mintsa paned, kuradi incline'il paned, jooksed ja 20 sekundi puhkad või siis noh, vaatan ja alustan nagu selles suhtes 10 minutiga, et iga nädal lähevad need sessioonid siis ühega aina agressiivsemaks ja intensiivsemaks. Et jah, nädal sees siis teen seda hitti ja nädalavahetusti, ehk siis laupäev, pühapäev, nagu praegu ma olen 2 treenikorda nädalavahetusse lükanud, et siis ma teen tund aega kardiot ja noh, steady base'is ehk siis kiirkõndi ka incline'il, et südamerütm kogu aeg käib, aga nagu, et nii hullult läbi tõmbaks, teaks tund aega teha, higistad ühes. Ja noh, seal hakkan ka iga nädala vaikselt seda intensiivsust tõstma ja kardiosessiooni kindlasti tuleb juurde mingi aja peale. Et varem ma nii palju rõhkud nende kardiote peale ei pööranud, aga nüüd ma lihtsalt tahaks südametööd tugevamaks saada. Varem ma lihtsalt pidasin dieeti ja tegin kõvasti trenni ja noh, peamiselt näljutasin, aga seega ma üritan nagu teise nurgalt läheneda. Treeningstiil jääb nagu peamiselt samaks, et alguses nii heavy kui võimalik suht esimesed harjutused, baasharjutused ja siis isoleerivaid harjutusi ka. Aga nagu mingi määral ma üritan nagu natukene paar nagu ma tegin enne niigi palju tegelikult massi all neid seeriaid, nagu liiga palju tegin tegelikult, keha ei taasta ära, et ma nüüd üritan natukene vähemaks võtta neid, et nagu kardio jaoks ka nagu, sest muidu ma tegin nii läbi olin, et ma ei jaksa mitte midagi pärast teha. Ja ma üritangi nagu sellise unerežiimist veel kuigi palju, et no, nädal sees, no praegu hetkel on kuidagi parem, et saab magatud küll, aga enamasti ma puhkan välja ikka nädalavahetust ja siis ma lasen 11-12 tundi. Nagu kui ma siis ütlesin või viimase Instagrami postuse all, et algus ka oli kas 91,5 midagi hommikul ja õhtul oli siis, õhtul tõuseb 92, midagi oli. Aga paar päeva peale pulk või kattumise alustamist läks üle 93 juba. Ja no nüüd vaikselt hakkab jälle langema. Et eesmärk ongi siis saada umbes, tahaks 80 kilogrammi kätte saada, nii full rip kui võimalik suva alguseks. Nii, saime hukka sessioniga ühele poole, mul on kardioaeg. Imelikul kombel, mul on viimasel ajal kardio hakkab meeldima, või noh, üleüldse. Varem nagu ei olnud kõige suurem kardioinimene. Et nüüd teed nagu meeleldi seda, kuidas on see, et saad aru, kui tähtis on või palju see aitab kaasa su eesmärkide saavutamisele. Sellepärast see nagu tundub palju meeldivam teha seda. Hetkel teengi siis incline'il 10,5 ja siis siuke kiirkõnnastad. Vahepeal veits seal tõstan. Niimoodi südamerütm on 150 kanti on stabiilselt tund aega. Kaloraaži hakkan ka iga nädal enam-vähem natuke õrnalt alla laskma või üle 2 nädala. Hetkel oli 4000. See on suht maintain või suke täpselt vahepeal. Ongi lihtsalt kattisin rämpsu välja. See ongi hea nagu maintenance. Nagu kaal jääb samaks enam-vähem, aga vorm juba vaikselt muutub ilusam. Muidu üldiselt ma üritan ikka igast erinevaid kardio asju teha. Teinekord hüppan nööriga, siis tõmbas õuan, sõidan ratast. Ärge olge nii kärsitud, andke aega. Tulemus ei tule päeva või nädalaga. Kuuke aega, järjepidevalt tehke, mis te teete. Vahepeal tõstke inklusiivsust asju. Te näete tulemus, ma luban teile. Paari kuu järgi, siis ärge andke alla. Lõpetki joomine ära. Üritan meelde võtta, ei tule meelde, mis ma veel teistmoodi teen, mis ma üldse klotsin nii koos. Et ühesõnaga vaikselt lõpetan selle episoodi selleks korraks. Et kui kellelgi on küsimusi või mingeid soovitusi, millest võiks video teha,
kirjutage mulle Instagrami Tarik Messengisse või siis kirjutage YouTube'i comment below, et millest ma võiks veel teha videot. See video võib siis ükskõik mis valdkonnas olla, et see ei pea ainult mingi treenimine midagi olema, mille huviga ootaksite või sooviksite näha. Mis ma veel unustasin öelda teile, et nüüd ma kaalun oma toitu ja löön fitnesspaali sisse. Mul läheb kogu aeg meelest ära, et selgitada, mis asi on. See MyFitnessPal, see on äpp, mille saab tõmmata alla App Store'ist. Et sellega saad kõik oma makrod ja kõik asjad sisse countida, ehk siis seal on siuke triipkood, sa paned ütleme tootele ja siis see teeb piipa ja siis ta võtab selle toote ja siis sa vaad kogused, palju seda tooret sööd ja siis täpselt makrod tulevad sealt ühesõnaga. Et terve päeva selle ma olen sisse löönud.